seda on paljudel keeruline mõista ja nii on püütud seda kirjeldada läbi erinevate sümbolite, märkide. Kaks kõige populaarsemat ja tuntumat neist on meie koguduse lipul ja vapil ka kujutatud. Üks on geomeetriline kujund, kolmnurk, võrhaarne kolmnurk, mis tähistab, et nii nagu kolmnurgal on kolm väga selgelt eristuvat nurka, on tegemist ometi ühe tervikuga. Ja ei saa öelda, et üks on neist midagi tähtsam või erilisem. Teine sümbol, mida meie vapil ja lipul on kujutatud, on ristik heinaleht. Ja see tuleb legendist, mille kohaselt iirlaste missionär Püha Patrik läks vanade kehtide juurde ja selgitas neile Jumala kolmaigu olemust, näidates ristiku lehte, millel on kolm osa. Nii nagu ristiku lehel on kolm selgelt eristuvat osa, on ka Jumalal, aga ometi, nagu see ristiku leht on üks, on Jumal üks. Ja nõnda küllap võiksime veel erinevaid sümboleid või kujundeid esile tuua, mille läbi seda Jumala kolmainsust püüda mõista või seletada. Aga üks, mida täna siin välja pakuksin, on üles tõusev või kõrgemale suunduv spiraal. Võime kujutada ette, et see on nagu kolm ühesuurust ringi, aga mis ei ole mitte eraldi seisvad ringid, vaid on ühendatud nõnda, et nad tõusevad kõrgemale. Kuuldud lugu Jeesuse ja Nikodeemose kohtumisest ja rõivsest vestlusest aitab meil natuke seda spiraali mõtet selgitada. Nikodeemos tuleb Jeesuse juurde ja nende vahel leiab aset justkui kolm sellist küsimuse vastuse vooru või Nikodeemos tuleb, mõte, Jeesus vastab ja nõnda kolm korda. Esimesena Nikodeemos tuleb, ütleb Jeesusele, õpetaja, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja. See Nikodeemose, me teame, on siin väga oluline. Tal on mingi mõistmine, taipamine ja tarkus. Mina tean. Tule räägime nüüd sellest, mida mina tean. Peale seda, kui Jeesus on kommenteerinud seda Nikodeemose teadmist ja rääkinud talle uuesti sünnist, siis see teadmine on asendunud suure hämminguga. On pea peal, mis mõttes? Kuidas nii? Nikodeemos, kes arvab, et ta teab, on nüüd selles punktis, kus ta peab tunnistama, ma ei tea, ma ei saa aru, selgita mulle. Ja peale seda, kui Jeesus on kõnelenud pühast vaimust ja kui Jeesus on kõnelenud vastanud taaskord sellele Nikodeemose segadusele, siis uuesti sünnist ja kuidas uuesti sünd saab toimuda, asendub see teadmatus omamoodi sellise põnevusega või uurima küsimusega. Aga kuidas see siis täpselt käib? Ja me seal tajume juba seda küsimust ka, et kuidas see saaks niimoodi sündida, et mina ka sellest osa saan. Ja siis Jeesus räägib Jumala vaimust, pühast vaimust ja peale seda Nikodeemuse vait. Sõnad lõpevad ära ja kõnelemine, tarkus ja teadmine asenduvad kuulamisel. Võime seda siis kujutada ette omalaadse Jumala mõistmise spiraalina või kui me tuleme Jumala ette, siis me tuleme mingisuguse teadmisega. No me teame näiteks, et ta on suur või
nii nagu erinevate uuringute põhjal enamik Eestimaa inimesi teab, et no midagi siiski on. Mingi vaim või vägi või midagi kuskil on. See on meie teadmine. Ma tean. Jumal on kõikvõimas, Jumal on kõikjal olev ja nii edasi. Erinevaid teadmisi, mida me võime Jumalast kanda. Me tuleme ja ütleme talle, mina tean. Nüüd ma tulen sinu juurde selle oma teadmisega. Aga siis kohtudes temaga tõeliselt ja päriselt üllatume ja oleme rabatud. Sest meie teadmine nii mõnegi kogemuse ja taipamise läbi pööratakse justkui pea peale. See meie teadmine saab hästi tühjaks, sest Jumal on nii palju rohkem, kui need sõnad suudavad väljendada, millega meie oma teadmist väljendada. Ja siis me oleme sellest paigastust Nikodeemus. Ma ei saa aru, mis see siis nüüd on? Mida see kõik peab tähendama? Ja siis, kui me selle oma küsimusega, selle segaduse ja arusaamatuse ometi jääme Jumala juurde, siis sünnib huvi. Aga kuidas siit on võimalik edasi minna? Aga mis on siis see lahendus? Mis on siis see tee? Mis on erinev minu teadmise teest? Aga mis on see Jumala tee? Ja siis tuleb vaid. Ja siis me kuulame teda ja oleme kutsutud teda kuulama ja lasknud temale endast juhata. Siis ei ole enam mina tean. Ja siis ei ole ka seda suurt segadust, mis see siis kõik tähendab ja toimub, vaid siis on selle rahulik usaldamine. Jumala vaimu usaldamine ja tema kuulamine. Või nii nagu luuletaja teoloog Uku Maasing ütleb, siis kuulame tuule häält. Nii võime selle traditsioonilise Jumala kolmaimsuse nendesse 3 punkti kui spiraalringi kokku koguda. Jumal Isa on looja Jumal. Sellisena kohtame teda kõigest sellest, mida näeme enda ümber. Kogu loodud maailmas, universumis, kõiksuses. Sellisena näeme teda läbi teleskoobi vaadates või mikroskoobi uurides või lihtsalt lille imetledes või linnu laulu kuulates. Suur hulk inimesi jõuab Jumalani läbi looduse vaatamise. Uues Testamendis ütleb apostel Paulus, et loodu kaudu või looduse kaudu on Jumal kõigile nähtud. Kõik saavad teda selle kaudu tunda ja keegi ei pea ütlema, aga ma ei teadnud Jumalast midagi. Kuidas ei teadnud? Mine metsa. Seal on. Rohkem ei olegi vaja. Sellelt pinnalt tuleme ka Jumala juurde, me oleme teda kohanud loodust, ütleme, ma tean seda imelisust, mis on sinu loodud maailmas, ma tean seda keerukust, kõike neid teenikesi seaduspärasusi, mis on teinud võimalikuks selle erilise maailma olemasolu ja minu enda elusa olemuse siin selles maailmas, kui eriline see, kui suur, kui võimas, ma tean, sa oled kõik võimas, sa oled piiritu, sa oled vägev. Aga siis me kohtame selle imetluse keskel iseeneste inimeseks olemist. Sest igapäevast elu reaalsust ja tegelikkust. Meie erinevaid ülesandeid erinevate inimeste keskel, meie püüdu hakkama saada argiülesannetega ja nende katsumustega ja võimalustega ja probleemidega, mille keskel me oleme. Ja kui oma haiguste ja kõige sellega, mis inimeseks olemise juurde käib, siis küsime, kuidas on võimalik mul kõige selle keskel alles jääb. Kuidas ma saan siin olla? Jah, see maailm on vägev ja võimas ja kõik on vahva ja imetleme seda ja mis kõik veel. Aga mismoodi see minu elu täna siin ja selles paigas aitab?
ja siis võib see maailma vägevus ja imelisus saada ära pühitud, pea peale pööratud, sest minu tänane valu on palju reaalsem ja tõelisem kui see metsaimetlus või lillekaunikus. Ja siin me kohtame lunastajat Jeesust Kristust, poega, kes räägib uuesti sünnist, ehk võimalusest olla inimesena selles maailmas nõnda, et ta on muutunud inimene. Tal on võimalik läbi teha teatud uueks saamine, transformatsioon. Ta võib hakata elama sügavamat, tõelisemat elu. Seda elu, mida pühakiri nimetab igaveseks eluks. Aga mis ei oota kusagil kaugel ees, vaid juba siin tahab meie ellu kohale jõuda. Ja kui me oleme sellele uueks sündimise tasandile, Jumala poja lunastaja juurde jõudnud ja kogenud seda, et mina võin ka täiesti uue olemise saada. Ja see muudab kõike, mida ma tean maailmas, iseendast ja inimeseks olemusest. Siis kolmas tasand on see, kus kohtame Jumalat kui vaimu, pühitsejat. Ja saame aru, et lõpuks meie endi seletused ja mõtted ei oma kõige suuremat tähtsust. Vaim on palju rohkem, kui meie liialt haarata suudame, aga vaim on ka tegelik igapäevane Jumala ligiolu minu elus, minu juures. Ma ei hinga ka ilma Jumalata ja iga hetk on elu koos temaga. Lihtsalt pane tähele, kuula, kuidas ta tahab sind juhtida ja lase temal ennast selle maailma teedel saada. Miks me räägime nendest kolmest tasandist, kolmainsusest kui siis ülespoole suunatud spiraalist? Sest õigupoolest Jumala suhe on palju rohkem ka kui ainult suhe kolm ainult. See on otse kui alus, kui vundament, kus meie enda väga isiklik, ainulaadne ja vahel ka teistele kirjeldamatu suhe saab alguse. See just saab siit välja tõugatud. Võime seda spiraali kujuda ette ühe veduna, mis surutakse kokku selleks, et see anda üks selline tõukejõud, mille pinnalt on võimalik meil kõrgemale tõusta ja edasi minna. Ja nõnda me oleme kutsutud aina tagasi pöörduma kolmainsuse tõe ja taipamise juurde, nende usutunnistuse tekstide juurde, mis seda kolmainsust kokku võtavad ja kirjeldavad. Taaskord me tuleme selle juurde, taaskord me mõtestame, mis on meie alus, see usu alus, see tõeline vägi, mida kirik on meile pärandanud läbi aastasadade kogemuse koos Jumalaga. Sellele me tohime ka oma elus ja oma vaimulikus elus toetada. Aga meie vaimulik elu on palju rohkem, kui üks usutunnistus suudaks kokku võtta. Ja kui me see kolmainsuse peale toetame, siis otse kui tõugatakse meie isiklikus vaimulikus elus palju kaugemale kõrgemale. Ja see spiraal jätkab. Seal on palju muid tasandeid veel, mida me võime kogeda, aga mis on meie enda kogemused ja isiklikud, vaimulikud kogemused. Lõpuks taolisel moel kolmainsuse õpetus ja tarkus ei ole lihtsalt üks toga või õpetuslause. See peaks olema midagi sellist, mida me tõeks elame oma elu praktikas, millest me ammutame oma igal päeval järgneva nädala vältel, kui me siin kirikus oleme käinud, oma usku kolmainsusesse tunnistanud, pühitsenud seda jumalateenistust kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel ja läinud siit välja, võttes vastu taas õnnistuse Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel.
kõik on selleks, et meie järgmine elu, järgmise nädala vältel võiks olla tõelisem ja kantud sellest kolmainsusega kohtumise kogemusest. Eriliselt paistavad selle tarkuse ja oskusega silma needsamad vanad kelgid, kellele Püha Patrik kord Jumalat õpetas ristiku lehte näidates. Ikka jälle kõnelevad nad kolmainsusest ja teevad kõike kolmainu nimel, pesevad silmi, lüpsavad lehti ja väidavad pildi all tuld ikka kolmainu nimel. Kõlagu siin ka üks hea soov vanadelt keltidelt ja olgu see õnnistuseks teie tõusmisel Jumalaga kohtumisele iga järgnevas elupäevas. Olgu teie peal suure Jumala silm, olgu teie peal aujärje Jumala silm, olgu teie peal Neitsi Maarja poja silm, olgu teie peal leebe püha vaimu silm, et teid aidata ja teid juhatada. Olgu teie peal lahti kolmainu silm, et teid aidata ja teid